Palju lõpetanud valitsuse liikmeid ja kuulame nüüd neid. Sõna on härra põllumajandusministril, härra Leesar Naani. Austatud maarahvas, Eesti põllumajandus, nii kui kogu terve majandus on praegu väga raskes seisus. See seisund ei ole tulnud mitte kellegi subjektiivsest tahtest. See on terve Nõukogude Liidu küljel ja muust Nõukogude Liidu mõju all olevate maade vabanemisest tulenev häda. Meie Maailmapanga eksperdid ja kõik muud on spetsiaalset asja uurinud ja nende seisukoht on selline, et meie majandushädad algasid idaturu ärakukkumisest. Kui meie põllumajandus eksportis 40% oma saadus idaturule, siis praegu rublatsoonis olles seda enam teha ei ole võimalik, sest idaturu hinnad näiteks eile olid. Me saaksime $1 1 kilo õiest Leningradis ja mitte 1 sent rohkem. Rahvas ootab teid. Me oleme ootanud ja koos olnud täna juba 3 tundi. Ja meie ootused ja lootused on kuna meie hulka just saabub peaminister Varssaar. Nagu ma näen, on jälle maainimesed Toompeale tulnud ja oleme teiega palju teie põllumehed erinevad esindajatega koos rääkinud ja viimane nädal ka. Ja ega ma kõigepealt tahan ütelda, kui räägiti sellest, et valitsus pidavad ütlema, et põllumajandus on perspektiivitu, siis selle ma ütlen küll ümber. Ma pole seda kuskil öelnud, on see vastupidi, ma olen öelnud, et Eesti põllumajandusel on surmkindlalt tulevik olemas, sellest ma olen absoluutselt veendunud ja see areng, mis on ka olnud, on näidab seda, et see tõesti nii on. Ja see, kuidas meie põllumajandus on suutnud endale järjest tugevamat turgu leida väljaspool Eestist ja ka Eestis püsima jääda, see on sellest kõige paremaks näitajaks. See, et on raske, selle vastu ei saa mitte midagi ütelda, on raske, peamine raskus on tingitud sellest, et need tooted, mida te ostate selleks, et põllul töötleda, maksavad maailmaturu hindu, neid, mida te Eestis oma toodangu eest saate, ei ole veel selles osas. Ja siin tuleb tõesti üritada konkreetseid kas odavamate protsendiga laenuda või muud kaudu seda asja lahendada. Lisaks kindlasti dumpinguvastase seaduse vastuvõtmise kaudu, mida me ootame juba tõesti Põllumajandusministeeriumist pikemalt aega ja mille saamiseks olema teinud ettepaneku ka talumeestele, et selles suunas kaasa aidata. Ma arvan, et Eesti põllumajandus jääb püsima, ta ei kao kuskil ära ja need jutud, et keegi tahab seda kuidagi välja sõltada või ära kaotada, need vähemalt minu kohta tõesti kehti. Ma olen piisavalt käinud mööda Eestimaa erinevad kohti ringi, rääkinud õige erinevas olukorras olevate talude, ühistute ja muuga. Ma olen veendunud, et kui me saame ühistegevuse korralikult käima ja korralikult toetatuks, siis on võimalik, siis on see põhi, millest saab Eesti talumees edasi minna, nii nagu ta ka omal ajal edasi läks ning Eestit püsti hoidis. Sellega aga, et lihtsalt saada endale juurde raha, sealt, kus seda raha võtta ei ole lihtsalt kahjuks võimalik. Ega ma ei usu, et riigil oleks midagi selle vastu, et toetada või abi anda, aga kui te võtate selle eelarve kätte ja vaatate sinna otsa ja on
lühikene küsimus, kas see raha võtta pensionäride arvelt või kuskilt mujalt, siis on seda tõesti raske seal teha. Pensionär on juba 44 aastat töötanud ja Vaadake, ma olen teiega täiesti nõus. Aga millega ma tööd tegin siis? Pensionär olen. Milleks sõidakse välismaale, kurat? Komandeerikud, Mercedesid, Fordid, perse all, kurat. Kui te ütlete, seda lepingut pole põllumajandusele vaja, siis ei ole vaja Euroopasse müüa. Ei ole vaja, jah? Mina arvan teistmoodi paraku siin küll. Ma arvan, et teil on vaja. Ja teil on vaja enda võimalust müüa oma toodangut seal, kus te tahate seda müüa. Müüa pole seal midagi. Aga miks on põllumajandustöötajate palk nii väike? 200 krooni saame meie palka. Näete nende kättega. Aga teie palgad kui suured on? Milline on konkreetne palk, milline on konkreetne tulu, mida üks inimene saab ja kas selle eest, et ta töötab maal või linnas, tuleb talle kindlasti raha juurde maksta. Ma ei arva, et see oleks päris õiglane. Ei makstud ka Eesti Vabariigis selle eest juurde, et tehti maatöö, mis on raske töö ja mida tuleb toetada riigi poolt nii palju, kui see on vähegi võimalik. Ma selles suhtes üldse ei vaidle. 3 aastat on juba toetatud ja keegi pole midagi maksnud. Tuleb ja tuleb, aga millal ta tuleb siis? Siis kui põllumajanduse kohta põhja läinud. Aga nafta on kogu aeg olnud nii, et piimaliitriga võrdselt, aga küll makske meile, või makskaku meile 2 kroonigi piima kõrgema Eesti riik on lihtsalt ja Eesti rahvas on vaene, keegi ei takista ei piimahinnatõusu, ei piimahinnatõusu, need hinnad on vabad. Kui inimestel pole raha, et rohkem osta, siis neil lihtsalt raha ei ole. Me oleme kõik samas paadis. No miks sa seda võimikku Tähendab, meie võimik, see on nüüd suur legend, kui te võtate need arvud kätte selle sama võimiksiga ja vaatate, kui palju Eesti võid müüakse väljamaale. See täiesti vastupidine protsent. Vastupidine, kurat. Tule maa peale, tule puki otsast alla maa keskele. Eesti võid kuskilt otsa välja. Ole läbi, et ma ei saa. Põltsamaa kandis. Ei, kuskil ei saa. Täitsa hullu maja. 26 krooni eest läks juustu, eks ole? Praegu olen talunikum vaesem kui midagi, sest maaomanditega mitte midagi mul ei ole. Mis ühistut saab olla, kui ei ole olemas inimesetel kapitali? Kus on meie maa eraomandus, mida lubas president ja valitsus? Et tuleb anda maale rohkem arvu ja riigiõigustegevuseks, sellega olen täiesti nõus ega asjata praegu tõstetud 120 miljonit või enne sügist välja. Minu teada on see siiamaani veel kasutamata, suures osas pole neid aastaid esitatud. Aga laenul on 50% taga. Kuidas sa, Laar, võtad valimisi nüüd? Kas jääd pukki või tuled ära? Kuidas valimis tulemused sul pelgalt meeldib? Kas tuled ära või jääd pukki? Tulemuste pärast ei oska küll ütelda, kas keegi võitsis või ei võitnud ei Isamaa ega keegi teine. Kas käib ikka vana stadionaadi värk, kui oled sündinud? Talumeeste organisatsioonid või erakonnad, kes samuti maal ei võitnud. See ei olnudki neid erakondi, kes oleks võitnud, kuigi talumeeste erakonnad tuleb oleksid ühendatud ja tugevad, kui oleksid võinud need valimised maal minu meelest võita, oleksid olnud tugevad ja selged volikogud, aga seda ka ei juhtunud. Ja see on võib-olla üks viga, et me vaidleme omavahel niimoodi siin Toompeal läbi sellise suure mikrofoni, aga kui ei ole selle sama talumeestel oma selgelt ühtset poliitilist erakonda, kes neid esindaks valimistel ja Riigikogus, on väga raske saada, aga seda keegi teine peale teie ei tee. Ei, jätta maha see talupidamine, saab rahu ükskord. Valitsus on põllumeeste ühisrind ära lõhkunud oma ühistute ja muu kuradi koerustega, tead. Talumees ei saanud mitte midagi, ühistule anti kõik kolloosivara kätte. Talumees saadeti ilma seenete ja kõigeta põllu peale. See seadus oli, mis ülekogus vastu võetud igana, sellega olen ma nõus. Ja see on üks tõesti vastata just nendele talupojale loodud ühistutele neid laenuressursse ei anna, sellepärast, et ma olen teiega täiesti nõus, et just neid tuleb toetada ja eratootmist ja just talunikke tuleb selgemalt toetada ja just nendele seda laenuressurssi tuleb toetada, aga näita konkreetselt, kuidas toetan tuleb. Ainult räägid, et tuleb ja tuleb ja tuleb. Anda talumeestele võimalus saada madalama protsendiga laenudel. Kunas on see olemas? Oodake, kuidas te saate? Kes seda on saanud? Jummal. Alla
30 kuskilt ei saa ja sa muudkui räägid, et tuleb toetada, kurat. Lõpeta ära su jutt ja hakka tegutsema. Kurat. Kuidas pank meile teda annab, kas ta annab meile, kui seda vaja on? Aga tuleb teha korralik plaan ja tarvata, et Eesti ajal... Anna mul piimarahagi kätte, kurat. Ma saan kurat mentsa sauna veel süüa pilet sooja ilmaga. Tulge ükskord ka ja ise tehke palun. Me peame. Tegutse, kurat. See maad tagasi, ma loodan, et need volikogu, mis nüüd valiti korralikult, et need tõesti viivad seda edasi, et kui me näeme Eestis olukorda maa tagasi andmisel, kui ühes kohas on antud 7–10% tagasi, teistes kohtades 60%, siis ma ütleks, et oleks iga seadustes või määrustes või nende puudumistes, mida loomulikult on saanagi paremaks teha, vaid mida on selles, et mõnekord istuvad ikkagi võimul inimesed, kes ei ole huvitatud, et seda maad tagasi anda. Aga kui te valisite sama seltskonna tagasi oma volikogudesse, siis ei ole jälle mitte midagi teha. Härra Laar, palun vastake kahele küsimusele. Te rääkisite Eesti ajast, mina olen ka Eesti-aegne mees. Piim maksis talumehele 8 senti ja lõssi sai tagasi. Igas pagariäris oli piim 10 sendiga liiter müügi. Üks. Riik maksis rukki eest 9 senti, leib maksis 18 senti. Ja võrrelge seda praegusega. Sellest, et me ei ole nii kaugel, nagu me oleme Eesti ajal lõpus, sellega ma olen ka täiesti nõus. Aga Eesti ajal lõpus algati pista täpselt samuti, kui tuli teha tööd ja mitte midagi muud üle ei jäänud. Hirmsalt kombel töötada kogu riigil, mitte ainult talumeestele, vaid kõikide teistel täpselt samamoodi. Ega see, et olukord oleks kerge, seda valitsus ei arva. Ma olen piisavalt palju mööda maad ringi sõitnud selleks, et näha seda, kuivõrd hull mõnel pool olukord on. Transpordiga tööl. Suured Mercedesid ja kordid. Tohutu rahad sõidate teie ja kogu aeg tohutu rahad tead. Aga meie oleme siin pensionärid ei süüa. Nagu neid ei jää. Kust tuleb ja teine raha? Venemaad ei tohi kiusata, öeldakse mul siin kõrva panekuvad. Siin ma olen nüüd küll eriarvamusel. Ma ei arva, et see Venemaa turg oleks see, kuhu kohta me peaksime tagasi minema. Siis me ütleme, et tulele Venemaaga parem tagasi uuesti. Me ei saa üksi hakkama, siis palun küll. Aga õige valeks. Härra Laar, mul on teile küsimus. Millal hakati välja maksma, tähendab, mina olin psühholoogid. Vara on juba hinnatud, aga millal hakati välja maksma? Tähendab, need on need tööosakud, tähendab. Ei, mis see tööosakud, seda ma siis ostan riigile. Ei pea tagasi Kui korra 5 aasta pärast on teine valitsus ja teine valitsus on jälle ma ostan kurat seda talu. Mitu kuradi 10 korda ma ostan seda talu. Seadus, mis tagaks sedasi, et teata vaja jooksul, kas 10 või 2 nädala jooksul kõik tarvendatakse, et ei oleks kannatajad pooleks olnud ka põllumees kui katsatiivis. Miks seda ei ole rakendatud? Kes vastu? Meie hakkasime valitsuse ja põllumajandusministeeriumis ka uurima, kas me saame sellist teha. Vaadates praegust seadusandlust ja pöördusime ka talupidajate keskliidu poole selleks, et me saaksime seal konkreetseid ettepanekud. Ma olen ettepanekuga nõus. On olemas meile talupidajate keskliidu. Müüdud spekulantide magasi juust, millal see raha tagasi saab? Et rahvas saab raha kätte, see 900 miljonit. See, et Võru piimakombinaadi spekulantidele müüdi, see on tollase Võru piimakombinaadi juhtkonna puhas vastutus ja nemad kannavad selle eest. Aga kui meie vastustame? Meie raha on saamata maikuust saadik. Valitsus selle ei võta siis osa. Võru piimakombinaati, ma usun, et see küsimus Võru piimakombinaadiga laheneb siis, kui ta nüüd läheb, ta on samuti erastamisnimekirjas sees ja teda on võimalik tõesti saada sellise korraliku valdaja käest. Kuna see juhtkond, kes Võru piimakombinaadis oli ajas selle kombinaadi põhja ja on selle eest ka vastutav loomulikult. Aga see on võetud vastu. Ei ole võetud vastu. Riiki meil on ju ole riiki. Praegu on Eesti riiki või ei ole? Riiki on, täpselt nende seaduste Riiki on, aga riigi juht. Aga miks riik ei anna laenu piimakombinaadile? sellepärast, et sellele juhtkonnale, kes seal oli, kes selle spekulantidele selle juhtu maa, mis mina laenu ei anna. Aga nüüd on teine juhtkond. Teine juhtkond. Teine juhtkond. Anti
ongi praegu teine juhtus. Äriplaanid ning laenuressursid on olemas. Võtke asi kätte ja tehke ära. Keegi ei saa teid aidata, kui te ise ka ei tee. Meie ei saa midagi teha, see on ülemused. Aga need spekulandid on ju praegu ametis, kes võtsid selle juurde. Keegi ei ole maha võetud. Aga need on ju tootmal arvestis. Need istuvad praegu seal tooli peal, kes selle juust vastu suhtas. Ei saa kurat. Marksu aeg läheb täis. Võid ära minna, aga keema veel. Isamaa punt. Lugupeetud põllumehed, me oleme täna väga hästi omale toime tulnud. Ja ma tõesti palun jääda oma väärike juurde. Tähendab, rahvas on õiglaselt siia tulnud. Ja kardinaalselt kuskilt Täna oli rahumeelne üritus. ei saa kuskilt ühe kohast. Ja palume nüüd, et me saaksime korralikult asja ära lõpetada. Need inimesed on meil planeeritud Seda ma ega ma sellepärast tulengi siia rääkima, aga ma ei hoia sellest teemal. Kohe esimene erastamist pool. Aga kardad, kurat, 10 meest on ümber, kurat. Seda ma austan ka kuulda. ma arvan, et me suudame olla ka terve. Ja kõik oli ära on väljendunud tänasest päevast. Sellest kannatlik Sinna ta läheb. rahu ja üksmeelest, mis on täna siin olnud. Kui te saite mõningatest vihjetest, mida praegu härra peaminister väljendab. No jumala, vot sellest see viga ongi, et te kedagi ei valinud. Meie enda võib-olla ja häid lahendusi saada ikkagi need istuvad selles majas, mis on meie valdad. Mina olen 6 aastat talu pidanud. Jah. Rääkige laenu. Mida rutem rohkem laenu võtad, seda rohkem pakkuda laenu. Aga kuidas sa siis arvad, kuidas sa hakkama saad praegu? Mis sul vaja on, talumehel? Teie ei suuda meid aidata. Ma saan aru, et riigil on raske. Aga põhimõtteliselt läheb läbi. Aga see... Mina olen 6 aastat pidanud. Ma võin nime ka öelda, ma Müürika, Villu, saadame talust Pärnumaal. Mul on nimi tuttav. Ja mina pankrotti veel ei lähe. Aga riik peab aru saada. Ma just ütlengi, vaata, seda ma räägingi, täna mida ma tahan ja ma arvan seda, kui on toodangul seda sama perspektiivi, et seda saab müüa. Toodangul ei ole hinda. Tähendab, kui sa müüd teda välismaale, siis sa saad hinna ju korraliku. Eestis loomulikult see hind ei ole inimeste nii palju raha, et osta. Teeme mingi maha, istuge maha, teeme maha. Ma luban põllumeestega räägin, sest Kas sa lubadusid, üks on täidetud, too üks lubadus, mida sa täitnud oled. Ainult lubad jälle, saad oma hinna. No kus kohta? Inflatsioon all, on eelarve tasakaalu. Astu tagasi! Inimene ära mine stagnantidega ühte punti, et kukki saad taga, ei tagane enam. Mine ära, kurat. Itaalias vahetus üle aastas 2 peaministrit, sina ei lähe mitte tagasi. Astu viisakalt tagasi. Kui sa toime ei tule, mine tagasi. Suuda talumist nii maha mõtta. Teie valitsus on ühe. Ühes suhtes oleme me üksmeelel, igal talu jääb alles ja talu peab kuskil ei kaota. Aga kuhu välismaale müüa? Mis see välismaa on meil? Müüri peal on vägev. Kas müüri pealt sai ära anda? Ei saa, no kus? Tal ei olnud ju nuia külas kidasidki, sellega löö kuigi raske, kurat. Hea hooga. Tal ei olnud hooga ka siin ju, kõik on ju nii. Kurat, ma tahan kinnavaa juurde, et nii ei saa. Kurat, põhimõtteliselt asja. Sellest mingit olgu. Seda ei ole mõistlik maksuda. Nad ei suvatsenud siia tulla. Siis ei ole ka põhjust meil teha nii kõrget reverantsi ja
sunnise etteütlemise järel minna sinna. Ma olen küll seda meelt, et arutelusid tuleb jätkata ja aruteludes otsida tõde ja lahendusi. Kuid ma arvan, et seda ei pea mitte täna tegema, vaid teeme seda konkreetselt vormis. Ma tänan teid veel kord tulemise eest ja ma tänan teid ka selle eest, et te nii vapralt vastu pidasite. Kõike head teile ja viige kodudesse ja küladesse need sõnumid ja mõtted, mis täna siin välja öeldi. Ja need on küll leierdatud sõnad, et ükskord me võidame niikuinii, kuid ma siiski arvan, et põllumehed ükskord võidavad. Ja on ka teada see tõsiasi, et ükski majanduskriis ei kesta igavesti. Ka see majanduskriis läheb kunagi mööda ja küllap me tõuseme jälle jalule. Kõike head teile selleks. Sellega ma kuulutan tänase rahumeelse meeleavalduse siin Toompeal lõppenud. Head koduteed kõigile. Juhataja.